Tere! Tervitan sind Autokirurgia kliiniku töötoast ning täna on meil siin lahkamisel, taastamisel ja juba tegelikult ka koostamisel kõige värskem mootor, millega me oleme üldse tegelenud. Tema on meil vähem kui 60 000 kilomeetrit vana, ta on meil kõigest 5 aastat vana ning kannab tema nime N63 B44C. Täpsemalt on see siis BMW Grupi üks viimasemaid 4,4 liitriseid topeltturbo V8 bensiinimootoreid. On temal võimsust 330 kilovatti, võrreldes eelkäija 300-ga ning on see mootor suures osas ka siis väike vend juba BMW S-seeria mootoritele, mis on siis meil BMW M-sõidukitel. Miks on vähem kui 60 000 läbisõiduga mootor meil siin juba pukas ja saab uut sisu, on suures osas ikka need samad probleemid, mis kunagi olid. Ja see kõige legendaarsem, kõige valusam neist on silindriseinte enneaegne läbikulumine, pigem ma ütleks isegi hävimine. Erinevusi sellel mootoril ja tema eelkäijal on üsna palju. On näha, et on konstruktsiooni tugevalt täiustatud, on kasutusele võetud veel täiendavaid tehnoloogiaid ning on ka seda mootorit veel rohkem tehniliselt vägistatud, mis kahjuks väga kurvalt tõlgendub tema elueas. Mis selle mootoriga siis juhtus? Meil inimene pöördus murega, et tal märgati siis esinduses mootorist teatud kolinaid ning tõepoolest külmamootorit käivitades oli siin sees üsna ebaloomulik tiks, mis on iseloomulik siis kolbi loksumisele. Teatud hetkedel, kui ütleme, meil kolb liigub ju üles-alla, aga keps kolbi all kogu aeg muudab suunda, lükatakse teda ühe nurga alt, tõmmatakse teise nurga alt ning kolb kipub silindrist natukene siis loksuma. See üldiselt ei ole probleem, seda tegelikult ei tohiks ka kuulda olla, sest et tolerantsid silindriseina ja kolbi vahel on sellised, et seal nagu nii-öelda mingisugust loksumist, kui sellist olla ei tohiks, sellel oli see juba kuulda. Miks see siis juhtus? 2 põhjust. Kolb oli kulunud ja silindrisein oli kulunud. Kui me lasime endoskoobi siis süüteküünla avadest sisse, oli väga hästi näha, et silindriseintega on tõepoolest olukord väga-väga halb ning ka kolbi lähemalt uurides sai selgeks, et ka sellel poisil on parim enne möödas. Miks nii lühikese ajaga on see mootor jõudnud sellisesse seisu? Siin on hästi palju agasid. On siis nii-öelda konstruktsiooni eripärad, mis on lihtsalt viisakas sõna selle kohta, et on mingisugune jant tegelikult tehtud ning on ka teises otsas väga-väga range ja julm keskkonnaklass. Mida ma selle keskkonnaklassi all mõtlen on see, et see vastab meil Euro 6 nõuetele see mootor, mis tähendab seda, et summutist tohib tulla ainult võilille lõhna ja mitte grammigi, mitte midagi muud. Mis tähendab seda, et see mootor on tööle pandud väga-väga karmides tingimustes. Üks moment, mida tootja tõenäoliselt küll ise teadis, et see ei mõju hästi, aga mida ta pidi tegema selle mootori puhul, oli põlemiskambri temperatuuri tõstmine. Ning põlemiskambri temperatuuri tõsteti siis läbi ülikuuma, ma ütleks lausa tulikuuma termostaadi. Sellel mootoril on normaalne temperatuur enam kui 110 kraadi. Jahutusvedelik on tänu sellele üsna tugeva rõhu all süsteemis, et ta seal keema ei läheks, nii et väikseimgi jahutusvedeliku süsteemi leke viib kohe selle mootori keemiseni, kui siin rõhk vähegi peaks sees langema. Mida aga see omakorda kaasa toob, on see, et see paarkümmend kraadi, mis on nüüd meil vedelik kuumem, see ei ole ainult paarkümmend kraadi põlemiskambris. Seal sees kuumenevad asjad palju rohkem. Ning siit lumepallina lähebki kogu see lugu veerema. Kui meil on kolb tulikuum ja kolb on meil tegelikult üsna pisikene, tal ei ole adekvaatset soojusmahtuvust. Ta põhimõtteliselt loodab ainult siis selle peale, kui palju silindrisein
siis läbi rõngaste temperatuuri välja viib ning on tal all ka õlipihusti, kuid sellest õlipihustist ausalt öeldes siin mingit metsikut efekti ei ole, kuna kolvil endal ei ole sees adekvaatset jahutuskanalit. Lihtsalt kolvi alla teatud hetkedel pritsitakse. See ei ole paha, aga see ei ole meeletult kõrge kasuteguriga tegevus. Kui oleks kolvil sees oma õlikanal, kust kaudu jahutus käib, siis teine jutt. See aga teeb jälle keeruliseks õli äravoolude disainimise, nii et siin on nagu põhimõtteliselt tootjal on nagu valida, kumma probleemi ta võtab, et head lahendust siin vahel on raske leida. Lisaks, mida see kolvi alla pihustamine veel tekitab, on see, et õlirõnga äravool on sel hetkel natukene raskendatud, kuna sinna tagumise külje pealt pritsitakse. Nii et see on väga-väga sükene omaette teema täiesti, see süsteem on siin olemas. Kuivõrd superefektiivne ta on, seda ei hakka võib-olla siin praegu lahkama. Aga mis siis juhtub, kui see kolv on meil tulikuum, see õlikogus, mis nüüd kolvirõngas maha koorib, peab ju kuidagi pääsema siis karterisse tagasi ning ta teeb seda läbi kolvi siis pisikeste õlikanalite, mis on siis puuritud õlirõnga taha ning sealt kaudu peab liigne õli minema pääsema. Need kanalid on natukene väikesed, kusagil 2006-7 aastal põhimõtteliselt kõik autotootjad maailmas korraga otsustasid, et nad teevad selle kanali poole väiksemaks. Seal on omad teatud tehnilised tingimused, miks on see kanal väiksem, sest taheti kasutada kitsamat rõngast, mis osutab vähem takistust siis hõrdumisel. Nii et selle arvelt saadi kasutegurit mootoril paremaks, sest parasiitkoormus vähenes. Küll aga üks võit tõi teise osakonda kaotuse. Niisiis, õli äravool, kus ma nüüd jäingi? Jaa. Need imepeened õli äravoolu avad ummistuvad ju tunduvalt kergemini kui suured avad ning ummistumisele aitab kaasa tulikuum põlemiskamber. Mida kuumem on meil töötingimus, seda lihtsamini ja kiiremini õli hakkab muutuma selliseks nõgiseks, peaaegu nagu asfaldi moodi moodustiseks. Ning see otse loomulikult väga lihtsalt ja efektiivselt kahjuks ummistab ära siis kolvi sees õlikanali ning hakkab pihta klassikaline õlikulu. See aga on ainult pool probleemist. Kui meil kolvirõngas ei tööta enam eriti efektiivselt, siis seesama asfalt, mis on sinna vahele kogunenud, võib tekitada olukorra, kus ka kolvirõnga elastsus ei ole enam õige ning rõngas võib hakata siis suruma ja kratsima ka seda suhteliselt tundlikku silindriseina kattematerjali. Teadupoolest on see mootor ju täiesti üleni alumiiniumist ning on tal siis sellise kulumiskindla materjaliga töötlus silindri sisepindadel, kus siis kolb juba rõngastega nühib. Seal on veel agasid. Põhimõtteliselt terve see mootor on agasid täis. Ebaõiglane tegelikult on öelda, see mootor, see on 21. sajandi probleem. Pigem Euro 6-ga läks asi hulluks. Euro 5-ga olid veel probleemid, aga 6 pealt läks asi juba päris veidraks. Silindrisein on meil ka ju tänu sellele soojem ning alumiinium on selline põnev materjal, mille sulamistemperatuur, kus ta muutub loiguks, on suhteliselt kõrgel. Aga see temperatuur, kus ta muutub, see ei ole nüüd vist tehniliselt väga korrektne, kus ta muutub pehmeks ning mikrodeformatsioonide võimalus suureneb, see lävend on tunduvalt madalamal. Ning mida kuumemaks me ajame ploki, mida kuumemaks me ajame põlemiskambri ja mida keerulisemaks või vähem efektiivseks me muudame kogu mootori üldjahutuse. Mida ma selle all mõtlen on see, et kui meil on siin silindripead otsas, meil on siin 2 pirakat turbokompressorit, mille taga istuvad tõsiselt suured katalüüsmuundurid. See kõik on kokku pakitud miljoni anduri juhtme ja voolikuga ja istub ta meil ikkagi suhteliselt kitsas mootoriruumis, kus ka loomulik ventilatsioon on nagu on, sest et otse loomulikult põhiradika ees istub veel
üsna mitu jahutusradiaatorit, meil on vaja ju jahutada kliimaseadet, meil on vaja jahutada käigukastivedelikku ja nii edasi, nii edasi. Et kõik see jällegi raskendab ja vähendab loomulikku ventilatsiooni mootori ruumis ning praktika näitab, et kõige sagedamini on probleemid just tagumiste silindritega. Mootor praegu nii-öelda sõidab minu poole. Just tagumiste silindritega on rohkem probleeme, kuna seal on need vihased suured katalüsaatorid, vihased suured turbod ning kipub see ala olema rohkem termokoormatud kui ütleme mootori esimene ala. Samamoodi ka jahutusvedeliku tsirkulatsioonipump asub mootori ninas ning loomulikult juba tahaossa jõudes on seal mingisugune temperatuuri erinevus juba sees. Nii et see on võib-olla selline natukene nagu projekteerimise teema, aga nii ta on. Mis eristab ja muidugi 30 000 kilomeetrit õlivälp on täiesti super. See on põhimõtteliselt, kui sa resetid oma hooldusnäidiku 30 peale, telli uus mootor ära, säästad ennast väga paljust stressist. Ametlikult küll tootja nii ei ole kuhugi kirja pannud hooldusjuhendisse, aga soovitus on nendel mootoritel õli vahetada iga 7000 kilomeetri tagant, siis on see probleem natukene kaugemal sinust, aga pääsu ikkagi pole. Mis näiteks Venemaal tehakse nende mootoritega, on meie seaduste mõistes küll illegaalne, aga seal korjatakse need katalüüsmuundurid ära, pannakse sisse jahedam termostaat, 85-ne, vana hea. Ma ei tea, kus nad neid saavad või mis imevahetükke nad kasutavad selle jaoks, aga seda tehakse. Muudetakse ära mootori tarkvara ning need mootorid käivad rõõmsalt üle 100 000 ilma igasuguste probleemideta. Ehk siis see mootor on lihtsalt ülekoormatud kõige kaasaegsega. Raud tegelikult ei ole siin sees üldsegi nii paha ja need samad alumiiniumist silindrid tegelikult ju ütleme Euro 4 ja isegi Euro 5 mootoritel need käivad ju täitsa viisakalt. Mitusada tuhat peavad need alumiiniumblokid vastu ja see toimib. Siin aga ei olnud meil tõesti muud lahendust, kui need oma silindrid välja puurida ning paigaldada siia juba siis malmhülsid. Nende paigalduse tehnoloogia on sõna otseses mõttes udupeen, missugustele tolerantsidele tuleb need asjad treida, freesida, missuguste temperatuuride juures neid üldse paigaldatakse. Need on nii-öelda avalikult teada tehnoloogiad, aga täpsed kraadid, täpsed millimeetrid või pigem sajandik millimeetrid on juba iga operaatori ja iga ettevõtte oma saladus. Võin öelda ainult nii palju, et Eestis me seda tööd ei tee. Meil on partner kaugel maal ja oleme seda teinud juba väga paljudel mootoritel ja siiamaani oleme olnud väga rahul sellega. Mis aga ütleme veel seda mootorit eristab nüüd tema eelkäijast, on kindlasti tema silindripea. See on tehtud väga põnevaid tehnoloogiaid kasutusele võttes ja seal on sees sõna otseses mõttes kõik trikid. On meil muutuva faasiga sisselaskenukvõll, on meil muutuva faasiga väljalaskenukvõll, ehk siis Vanos BMW termineid kasutades ning lisaks veel täiendavalt on sisselaskenukvõllil ka muutuv klapitõus ehk siis valvetroonik. Ja see on üligeniaalne tükk tehnoloogiat. See lubab klapitõusu reguleerida seal vist äkki 1 millimeetrist kuni lausa 9 millimeetrini välja, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt see mootor ei vaja segusiibrit. Sest et see on võimalik kõik lahendada läbi klapitõusu, kui palju see mootor parasjagu õhku saab ning see lubab seda mootorit ka siis tootjal seadistada väga viisaka ja laia momendigraafiku peale, kus on igal pöördel, igal koormusel väga hästi optimeeritud siis mootori gaasivahetus ning tänu sellele ka siis mõistagi on paranenud selle mootori kütusekulu, saasteklass, see meie suurim vaenlane, ja muidugi sõidukarakteristika. Pärit on see mootor on pärit masinalt G11 ehk siis juba
üsnagi kaasaegne 7. seeria BMW ning autoklassi ja üleüldist koostöö kvaliteeti arvestades, mis on nüüd tõepoolest BMW lõpuks ometi saanud paika. Väga-väga muljetavaldav masin ja tõepoolest kõik see kokku jätabki mulje, et sa sõidadki esindusklassi autoga ning see mootor sobib sinna ideaalselt. Tal on hea dünaamika, ta ei röövi bensiini ülemäära palju, ta teeb väga ilusat häält ja annab sellele autole siis vastavalt vajadusele kas väga soliidse sujuva mineku või kui on vaja, siis on siin 330 kilovatti vihast jõudu, nii et saab ka teistmoodi sõita, kui peaks olukord seda nõudma. Mis selle asja teeb kõik veel nagu selliseks omakorda nagu huvitavaks ja eriliseks on otse loomulikult see, et see mootor on nii värske ja me päriselt teame, et ta on nii vana, siin ei ole meil juttu mingisugusest kerimisest, sest meile tõi selle mootori ja selle auto esimene omanik. Meil on selles mõttes täis ülevaade sellest ja see on omamoodi kurb, et niivõrd moodne ja kõrgtehnoloogiline mootor on jõudnud juba sellisesse seisu. Aga me teeme kõik endast parima, et see mootor järgmisesse remonti niipea ei tuleks, kui seda on ainult 60 000. Seda need maailmaüldid peaks aitama meil nüüd hoolega vältida. Me kindlasti laome selle mootori kokku kõikide uute Vantveli laagritega, liugelaagritega, kõik kepsuliugelaagrid, kõiksugused kaelustihendid, mustmiljon tihendid, see kõik tuleb siin välja vahetada, väga palju plastikelemente tuleb vahetada, mis ei olegi tegelikult katki täna veel, aga arvestades seda põrgukuumust, mis siin mootori keskel valitseb, siis igasugused tuulutustorukesed ja kõik sellised elemendid, mis ei kuulu otseselt vahetamisele, kindlasti on mõistlik ära vahetada, sest muidu paari kuu pärast on see mootor üleni rasvane ja keegi seda olukorda nagu tegelikult ei taha. Kindlasti käivad läbi pihustid veel ultrali puhastusest, sest et nende peale on ka kogunenud üsnagi põnev kogus kütuse ja õlijääki ja nende seisukord on selline, et neid vahetama ei pea, need on vaja lihtsalt ära puhastada. Pihustid, väga hea, et räägin, pihustid on ka kusjuures moderniseeritud võrreldes eelmise põlvkonnaga. Need on isegi natukene lihtsamaks läinud, kui nad enne olid. See on võib-olla isegi pigem nagu hea uudis. Ja sellist janti nagu oli näiteks N63 B44A mootorid, tegemised need 300 kilovatised, kus pihustitel tuli välja vist äkki 12 revisjoni. Siin on see osa nüüd saadud märgatavalt palju paremaks. Aga praegu ei muud, kui lükkan selle mootori nüüd tagasi motoristi töölaua äärde, hakkab selle mootori lõppkoostamine ja auto peale ning tšau paka. Kindlasti lähme teeme ka väikese sõidu, vaatame, kuidas selle autoga siis päriselt see olemine on. Praeguseks aga aitäh sulle, et leidsid aega läbi vaadata. Üsna varsti on jälle ägedat materjali juurde tulemas, kus on natukene jälle selliseid haruldasemaid mootoreid ja moodsaid probleeme jälle lahata. Seniks kuniks aga suur aitäh sulle ja näeme peagi.